Tervist! Alustame siis täna alkoholi teemal, jah? Ja. Alkoholismist, jah? Ma mõtlesin, et see inimesed vist päriselt ei teadvusta seda. Selles suhtes, et alkoholi võetakse nagu justkui siuke, et nädalale vahetusel võtan ja kogu lugu, aga mõtlesin, et sa oskad sellest kindlasti rohkem rääkida, et mis selle taga nende sõltuvuste ja alkoholisõltuvuse nende taga nagu tegelikult üldiselt on. Et miks inimesed nagu joovad seda liiga palju, sa mõtled? Yeah. No, ma arvan, et kui nädalavahetusel natukene juua veini ei ole nagu patt, on ju. Minu uskumus on see, et kõike võib parasjagu. Aga kui sa hakkad nagu liiga tarbima, et siis on küsimus, et miks sa seda niimoodi teed või ennast hävitama, et sa... No just, eks pigem jah see, et kui see nagu muutub nagu siukeseks, nagu, kas nüüd igapäevaseks, aga nagu siukest nagu tihedamaks, et... No süsteemselt, kui me räägime, siis on väga palju tuleb sealt eelnevatest põlvedest ja meesterahvad ka väga tihti kannavad seda mustrit edasi. Kui minu isa oli alkohoolik ja tema isa oli alkohoolik, no järelikult siis peab mina ka seda tegema, eks ju. See on siuke alateadlik, mitte teadlik kindlasti. Nagu siis ikkagi lojaalsus. See on lojaalsus, jah. No. Teine variant on see, et kellel on olnud väga rasked lapsepõlved ja kelle mõlemad vanemad on võib-olla, no mis iganes seal olnud vaimselt või füüsiliselt vägivaldsed ja tarbinud ise kindlasti võib-olla ka alkoholi, võib-olla on üldiselt raske on olnud, siis kogu see mure, kogu see kurbus, mis nende sees on, see vajab ju vaigistamist. Ja mis see alkohol siis on? Ta ju võtab su ärevuse maha, eks ju. See on nagu mõnes mõttes antidepressant. No, ma olen ka nagu ise mõelnud, et pigem ongi mingisuguse raskuse eest nagu põgenemiseks või kuidagi sellest, et no nendel inimestel on väga raske sisemiselt, nagu sees on ikkagi oma kehas tunda on väga raske. Ja siis nad tahavad vaigistada seda. Seal on väga palju kindlasti ärevust, seal on väga palju iga selliseid intensiivseid tundeid, mida nad ei julge välja lasta, seda valu enda seest. Ja siis nad põgenevad sinna uimasti või siis alkoholi sisse, et see võtab selle nagu hetkeks maha, eks ju. Et see alkohol on nagu kõige leebem variant, eks ju, aga samas ta süveneb, mida rohkem sa sellega tegeled, on ju, ja kui sa teed seda, siis tõesti sellest, et sul on ikkagi valu ja sa vaigistad seda valu, siis tekib sul see sõltuvus ühel hetkel. Enamus inimesi vist ei teadvusta seda, et ma teen seda mingi valu vaigistamiseks, vaid võetaksegi seda kui mingit nädala lõpu lõõgastumist. Jaa, no see on selline meie eestlaste, kindlasti ka soomlaste, eks ju, siuke tavapärane nädalavahetuse veetmise viis, eks ju. Mulle lihtsalt meenub sellega see nali, et küsitakse, et miks sa jood? Naine ei armasta. Aga miks naine ei armasta? Sellepärast, et ma joon. Just. Ja. Et see asjad on lihtsalt päriselt, on ju, aga siis need muud narkootikumid, eks ju, et näiteks ma olen lugenud hästi palju nende ainete kohta üldse. Ja ma tegin mingi hetk endale väga selgeks, mis need ained endast kujutavad, on ju. Ja isegi täiesti, millised molekulid nendel on ja mida nad sinu ajus teevad, eks. Ja heroiini kohta räägiti seal seda, et kui sa esimest korda heroiini süstid ja miks nad jäävad kohe sinna selle külge, et heroiin on kõige kiiremini sõltuvust tekitavama narkootikum. No nüüd on vist veel see mingi peuku on siin Soomes, eks, ja see pidi ka kohe jääma sõltuvus, et väga selline intensiivne ja tugev. Siis heroiin mõjub nii, et ta viib sind sinna ema-üsa seisundisse. Aha. Ja ema-üsas me tunneme ennast terviklikuna. See on kõige turvalisem koht, kus olla, eks ju, oma ema-üsas. Seal on pehme, soe, selline hõljuv. Ja sul ei ole seal muresid enamasti, eks ju. Ja sinna me nagu psühholoogiliselt kuidagi nagu unistame tagasi.
seda tunnet, seda terviklikkuse tunnet. Et siis need nii-öelda narkosõltlased siis nagu ennekõike on mingisugune... Nad otsivad seda kohta, et nad on seal ema-üsa nii-öelda kohas, eks ju, ja kus on turvaline ja kus on hea ja mõnus ja ei ole murest. Et no siis see on ikkagi need suure traumaga inimesed üldjuhul, et kes sinna konksu otsa üldjuhul satuvad. On ka nende vanemad olnud ikkagi nende alkoholi või siis narkootikumi sõltuvuses, kes ikkagi lähevad edasi sealt ka ja teevad seda sama asja, eks ju. No kui sul terve lapsepõlv on seda täis, eks ju, siis vaatad, et aga elu ongi selline, eks. No kuidas oma muret lahendada? Loomulikult ma teen pudeli lahti, eks ju. Jah, mingis mõttes ma saan aru, aga mingis mõttes mulle jälle tundub, et see on ka nagu mingi, kuidas mõtled siis, see on nagu mingi ettekääne paljudele muutub ühel hetkel, sest jah, see enda tutvusringkonnaski ei ole, et ma joon sellepärast, et mu vanemad jõid, aga ma ei tea, samas meil on see alkoholikultuur kuidagi nii lappesse läinud päriselt. Minu arust noored kuidagi joovad sellepärast, et olla ägedad. Kuidagi see ühiskonnast tuleb niisugune uskumus, et ma ei tea, mingid puberteedias poisid on, kui ma ikka suitsu teen ja ikkagi nagu viina joon, siis ma olen nagu hullult äge, eks ju. No ma arvan, mul see suitsetamine hakkas sama koha pealt. No ja siis teised tulevad ja sinna, see on see iga ka, vaata see puberteedi iga, kus nagu sul on vaja kuuluda kuskile. Ja võib-olla sa ise ei tahagi seda teha, aga siis sa hakkad seda just sellepärast tegema, et siis ma kuulun siia gruppi, siis mind võetakse vastu, eks ju. Kui mind vastu ei võeta, siis ma olen ju üksinda seal, aga nemad siin, nendel lõbus on ju. Kunagi tegin ka suitsu. Mitte, et see mulle nii hirmsasti meeldinud oleks, vaid suitsu nurgas oli kõige huvitavamad jutud. Ja ma kohe, kui ma seda tegin, ma mõtlesin, et issand, see on nii paha, miks ma seda teen? Ma võin ju niisama ka siin olla, miks ma peaks nagu seda suitsu nendega koos siin tegema, ma võin niisama siin ju ka nendega juttu rääkida. Suitsetamine ja alkoholismile siis võib mingi võrdusmärgi tõmmata? Kindlasti muidugi, loomulikult. Igasugune sõltuvus, mitte ainult ained, töö, sa võid igast asjast sõltuvusse minna ju. Mängurlus, eks ju. No. Millega iganes võib fanatismi minna. Ja lihtsalt ka liigne spirituaalsus on täielik sõltuvus. Põgened ära. Nagu sõltuvused on ära põgenemine reaalsuse eest. Põgenen töösse, siis ma ei tegele sellega, mis sul praeguses elus on. Põgenen mängurlusse, panen ainult ekraan on ees, eks ju. Jälle ma põgenen ära sellest, mis reaalsus on, eks ju. Ära põgenemine on see. Ma ei taha olla selles reaalsuses ja see on selline äramineku dünaamika. Vaikne äramineku dünaamika, see tähendab seda, et inimene liigub kiiremini surma poole. See on nagu selline vaikne enesetapp päriselt. Loogiline, eks ju. Jah, eks muidugi. Sa ju hävitad oma keha sellega. Aga mis siis teha? No mis siis ikka teha? Inimene kas siis otsustab, et ta tahab sellest välja tulla või siis mitte. See on otsustamise küsimus puhtalt. Ja, sellest ma olen ka nagu aru. Mina ei ole nõus, et see on haigus. Nagu ei. No. See on ettekääne, kui öeldakse, et ma olen haige ja ma ei saa sinna midagi teha, saad küll. Ma olen näinud, kuidas inimene päeva pealt täielik alkohoolik otsustas ära nüüd tänasest päevast ei, on küll võimalik. Ma olen seda näinud. Nii et ei, see on, kas sa tahad või ei taha. No, paljud ei taha, siis see on raske. No võõrutusnähud, eks ju. Vastutust võtta siis või vaata, kui lükatakse kui sa ikkagi, vaata, kui heroiini sõltlane tahab minna sinna ema-üsa seisundisse, eks ju, kogu aeg, siis see nagu just kui motiveerigi. Sa oledki nagu väike beebi ju päriselt. Sa ei saa täiskasvanuks siis. Sa ei ole ju emotsionaalselt täiskasvanud inimene, eks ju. Et siis sealt, see on väga suur nagu õppetund siin. Kui sa sellest, samas need inimesed, kes sellest välja tulevad, vaata, Eestis on ju olemas Lootuse küla vist oli, eks.
noh, seal nad toovad selle jumala siia mängu, aga no miks mitte? Sest see on väga paljusid aidanud, mulle tundub. Mulle selle jumala teemaga kuulsin nädalavahetusel üht siukest nälja, et kes on ateist. Ateist on nagu sipelgas maakera peal, kes näitab päikesele rusikat ja ütleb, et ma kusen su ja kustutan ära. et jah, noh, eks muidugi see ei olegi anekdoot päriselt, see on suht selline eluline. Ja see oli nagu nii hästi, minu arust see kuidagi nii hästi öeldud oli sellele, et see ma mõtlesin, ma jätan selle väljendi meelde, et see oli väga hästi. No selles mõttes inimene, kes väidab, et ta on täielik ateist, siis ka see inimene kõige viimases hädas pöördub Jumala poole, siis kui enam mitte midagi teha ei ole. Et noh, see on paradoks päriselt, on ju. Jah, päris hea point. Et sa võid olla ateist, aga kui sa oled ikka nii mädas, kui mädas ja sul pole enam tervist ja sa hakkad surema, siis on need inimesed ka, kes paluvad Jumalat viimases hetkes, et aita mind, et ma ei taha surra, eks ju. Et see võib olla see üks koht, kus mõni inimene otsustab, et nüüd okei, ma ei taha surra. Ma tean oma tutvusringkonnas ka, eks on ikkagi täiesti äärmuslikku elu elanud olnud, see vist oli isegi täitsa narkodiiler. Ja siis aastaid tagasi siin nendel oli see, et nad siin Soomes nad pidid minema, et kas lähevad naisega sinna võõrutusravile kuskile Põhja-Soome või siis neilt võetakse laps ära. Ja siis läksid ja mees minu teada siiamaani käib seal mingi vabatahtliku seukst nagu jumala teener, siis ütleme niimoodi. Ja ta oli ta ei olnud mitte ainult narkodiiler, vaid ta oli ikkagi mingi väljapressija ja mingi siukene äärmuslik kurjategija, kes pärast oli nii, et iga kord, kui vastu tuli, siis Jumal hoidku sind ja niimoodi muutus ära, et läksid naisest lahku, naine tahtis, läks nagu nii-öelda mingis mõttes tavalise elu juurde tagasi. Küll mitte enam seal äärmusluses, aga... Ja, tead, mina arvan, et ükskõik mida inimene valinud siin elus kogeda, ma ei teeks seda nagu valeks üldse. Et kui inimene ongi täielik narkomaan, siis ma ei saa öelda, et sa elad valesti. See on sinu kogemus ja ma ei tea, mis suurem eesmärk sul siin elus on. Ja kui sinu eesmärk on surra, no siis on nii. On läbi selle siis. Läbi selle, eks ju. Ja kui sinu eesmärk on võib-olla saada lihtsalt see kogemus selleks, et aidata kedagi teist pärast selle kogemusega, no siis see on suurepärane ju päris. Et ei saa kunagi öelda, et näed, inimesel on selline valik elus, eks ju. No vaata neid kodutuid on ju. Ma olen nagu ikkagi mõelnud mingi hetk oma elus, et miks nad valivad selle? Noh, ei saa ju vaata aru kõik inimesed sellest, et miks sa pead valima sellise elu, et sa oled nagu külmas, talve ilmas, meil on ju pakast ka ikkagi talvel väga palju, ja sa valid olla seal tänaval. Kuigi sa oled võib-olla selline 40-50 aastane mees, eks ju, sa võiksid ju mingigi töö endale saada ja siis on veel need ikkagi nende kodutute mingisugused kohad ka ju, kus sa saad sooja, eks ju. Ja siis ma nägin mingisugust saadet kuskil kunagi ammu ja siis need pompsid või noh, need, kes need on siis need kodutud seal, ütlesid, aga ma tunnen, et ma olen vaba. Ma arvangi, et ma olen ka... ja see oli minu jaoks täiesti siuke vaatenurk, kus okei, ma pole niimoodi üldse mõelnud, aga päriselt, kui hakata mõtlema, siis ongi nii. Ja ma ka kusjuures suht hiljaaegu mõtlesin, et ega siin... Ma arvan, et ta võib mingitel hetkedel olla palju õnnelikum kui mina. No sest ta ei sõltu vaata meie nendest mingitest normidest absoluutselt. Tema loob ise enda normid. Et selles mõttes küll, jah, see oli minu jaoks täielik siuke loomulikult. Kui nii võtta, siis nad on nagu võib-olla tõesti. Või siis teine variant on, inimesed räägivad nendest Aafrika näljahädalistest. Ma arvan, et lähed sinna ja sa näed võib-olla õnnelikumaid inimesi kui meil siin. No, absoluutselt. On ju?
et nad kuidagi võtavad seda elu palju lihtsamalt ja nad ei unista mingitest suurtest autodest ja suurtest lossidest ja ma ei tea, miljonist eurost, on ju. Nendel on tähtis, et nendel oleks vesi ja et nendel oleks midagi süüa ja samas nad näevad, nad on hästi kohal kogu aeg selles elus. Nad lõbutsevad enamasti, nad tantsivad seal, on ju. Nende elu on pidu kogu aeg. Jah, sest et nendel on see ju, et nad tunnevad rõõmu palju väiksematest asjadest. Et... Eks muidugi on seda sellist nagu kurbust ja sellist õudu ka seal, eks ju. Ega seda on siin ka selles, et ei saa nagu, ega siis siin, kus sul kõik on nagu käejala juures ja poest lähed ja ostad, et ega seal meie seas on ka neid väga õnnetuid inimesi, et hoolimata sellest, et ta ei pea muretsema tegelikult ei vee pärast ega kus ta järgmise suude ja süüa saab. Meie jaoks on see nagu nii elementaarne, eks ju, et meil on vesi kogu aeg olemas, meil on söök olemas, mine poodi osta, eks ju. Noh, et siis nagu ei saa öelda, et ükski kogemus oleks nagu vale või et me peame nüüd minema sinna Aafrikasse neid päästma ilmsest ja ma ei usu, et nad seda päästmist nii väga vajavad seal. See on hea point, jah. See on nagu üks Eesti laulja ütles, et noh, Aafrikas on kuum, et me ju ei hakka lõvisid siia Põhjamaale tooma, et selle pärast natuke jahutada. Et neid jahutada, et vaata, kui raske on, käivad ja vaatavad, kust süüa saavad, et mõnikord jäävad üldse tühja kõhuga võib-olla, et ei saagi kedagi maha murtud. Nii. et nii ta on, jah. Aga nüüd see, me oleme rääkinud sellest, kui nüüd need narkootikumid, kõik ained on ained või selle... Sest noh, minu jaoks on küll olnud nagu varasemalt ikkagi see, et juba kasvatati niimoodi, et kõik ained on narkootikumid, kui nad just ravimid ei ole ja siis on alkohol. No räägime sellest. Ravimite puhul on muidugi ka väga sellest võib pikalt rääkida. Aga no, ma saan aru, et sa mõtled nüüd neid aineid, mis tekitavad füüsilist sõltuvust, on ju. Ja siis on need psühhedeelsed ained, eks ju. Ja siis on ravimid. Räägime järjepanu siis, järjekorras, on ju. Nüüd narkootikumid on jah sellised, mis tekitavad füüsilist sõltuvust. See tähendab seda, et keha hakkab nõudma seda. Aga kas seal ongi ainult see erinevus või seal on nagu mingi muu erinevus ka? Suurim piirde on see erinevus. Noh, selles mõttes, et psühhedeelikumid on, nendega saab minna ennast tervendama ikkagi. Ma tean, et paljud inimesed teevad psühhedeelikumiga selles mõttes, et nad nagu kuskil peol teevad seeni, on ju. Ja siis joovad veel alkoholi ka ja no see on, see nagu, see ei ole hea. Aga teevad, eks ju, et noh, kui vaata 70-ndatel oli see hipi ja siis lillelaste ajastu, eks ju. Ja siis LSD läks hästi nagu laiali seal Ameerikas ja siis kõik oli hästi kättesaadav ja inimesed ju tegid festivalidel neid hästi palju neid LSD-s ja siis alkoholiga koos muidugi, siis muidugi juhtus seal igasuguseid asju, aga neid kahte neid aineid ei saa segada. Et sa võtad nagu, ütleme, mingisugust amfetamiini ja siis seeni, eks ju. Need ei lähe, nad hakkavad kaklema seal oma vahel või siis ja alkoholi ka veel sinna juurde, eks ju. Noh, see on sõge sihukest asja teha. Ma isegi ei kujuta ette, et sellist asja nagu teha. No see on täielik teadmatus. Siis sa teed sellist asja, eks ju. Kui sa nendest asjadest tead, siis sa tead, et sa sellist asja ei tee. Et noh, ja siis ka mingi põhjus oligi see, keelati ju ära, eks ju, et liiga palju inimesi tegi seal hulluseid ja keegi sai vist surma ka ja aga nüüd hakkab selle ju tagasi tulema, eks ju, et on isegi kool on Hispaanias, psühhedeelikumide kool, kuhu siis saavad õppima minna ainult meditsiiniharidusega või psühholoogiharidusega inimesed. Ja see kool kestab minu teada 2 või 2,5 aastat, kus siis õpetatakse välja psühhedeelseid terapeute. Ja siis
ja need ained muidugi on seal väga puhtad ja kontrollitud, eks ju, et ei ole seal segatud, et narkomaailmas on, nad segavad ju neid aineid, eks ju, et sa ei tea ju kunagi, mida sa sealt tänava pealt endale ostad, on ju, et kui kunagi oli heroiin, oli puhtalt nagu puhas aine, siis nüüd sa ei tea, mida see sisaldab, eks ju. No. Et see on nagu, kui nüüd mingit võrdlust tuua, et kui kunagi tubakas oli tubakas, siis nüüd on seal 48 erinevat keemilist ainet sees, eks ju. Et sa ju ei tõmba enam seda tubakat, vaid neid aineid endale sisse, eks. Et jah, see psühhedeelikum on selline, mis ei tekita sul füüsilist sõltuvust. Ta võib tekitada psühholoogilist sõltuvust, aga see on teistmoodi, eks ju. Su keha ei hakka nõudma seda. Aga kui sa lähed sinna ikkagi ennast tervendama selle psühhedeelikumiga, et need on ju ka erineva kangusega, eks ju. Seal on olemas siis MDMA, eks ju, siis on seal olemas LSD, siis on olemas seal seened, on ju, ja siis on ayahuasca, siis on veel San Pedro, eks ju, need kaktused ja kõik, neid on palju, eks ju. Et siis mida kangem see aine on, seda raskem on see kogemus sul päriselt, sest ta läheb hästi kehaliseks, ta hakkab sind tervendama, need on tervendavad ained ikkagi. Aga kas, ma lihtsalt küsin vahele, et ma mäletan, et kuskil Eestis ka kunagi mingi põllude peal käidi mingid seeni otsimiseks. Eesti vanad need ravitsejad ju samamoodi ju kärbseseent, loomulikult, see oli ju ravi. Siis kui arstiteadus on nii noor ju, 100 aastat vana, selles mõttes, et see oli vanasti teistmoodi ju, need ravitsejad ju ravisidki ainult taimedega. Ja minu teada neid samu taimi ja ka kärbseseent ja kõiki neid asju kasutatakse tänapäeva ravimites. Need sisaldavad ju seda paljuski. Et see kõik, see ravimite maailm on minu jaoks natuke silmakirjalik, mitte natuke, vaid isegi päris palju. Et siis narkomaanid üldiselt psühhedeelikume ei tee. Sest ükski narkomaan ei taha minna ennast, no räägime ayahuascast, eks ju, sa lähed siin oksendama põhimõtteliselt. Ükski narkomaan ei taha sellist asja. Tema tahab minna sinna mõnususse olekusse, eks ju, ja siis olla seal ja kuni järgmise doosini, eks ju. Tuleb välja, siis on ja nende narkootikumide puhul on veel see ka, et sul on pärast nagu hullud sellised nagu, siis mul tuleb soome keeles sivuoirad, kõrvalnähud, jah. Et psühhedeelikumide puhul ei ole kõrvalnähte. Et sul ei teki sellist pohmelli nagu nendest narkootikumidest. Aga miks siis, ma kuulasin seda podcasti ka, et see... Eesti ESO. Jah, et see ikkagi miks siis alkoholi lubatakse ja siis need on nagu keelatud? See on hea küsimus. Suurele ringile. Et päriselt on see, alkohol on nii salakaval. Ja mina usun, et seda on tehtud täiesti nagu eesmärgipäraselt. Sest esiteks on alkohol, Eestis on see monopol, on ju. Siin ka, on ju. Raha ju, aktsiis on seal. Jaa, ei, absoluutselt. Ma mäletan, mitte nüüd sellega mingis mõttes sama seos, aga ma mäletan, et mingi aeg hakati ütlema, et kilekotid on ohtlikud. Keegi ei korranud kilekotti ära, vaid pandi hinda juurde, siis mõtlen, väga huvitav loodussäästmine küll. Täpselt ongi, kõik on selline silmakirjalik päriselt, et see pealispind on nagu ilus ja äge, eks ju, aga see, mis see sisu on, see on ikka nii, et hoia mitsi kinni, eks ju. Et see alkoholi teema on ka üks huvitav teema päriselt ja mul on selline tunne ka, et kuna see alkohol ja need narkootikumed siis, nad teevad sinu ajukeemias, see molekul, ta mõjutab su ajukeemiat niimoodi, et sul tekib taandareng. Oled sa näinud alkoholi sõltuvuses inimesi, kes muutuvad nagu selliseks nagu rumalaks või selliseks, nad hakkavad kordama ennast kogu aeg ja nad kuidagi jäävad kinni millessegi ja kuidagi nagu nad enam ei saa aru asjadest ja oled näinud, eks ju? Ma arvan, et ma olen ise ka mingil hetkel et see mingisugune
aju selline hälve tekib seal nendel, kes on ikka päriselt selle alkoholi sees kogu aeg, see aju on sellest alkoholist nagu läbi imbunud, eks ju. Et mingi taandareng tekib seal ja sama on nende narkootikumidega ka. Et ta teeb su ajuga ikka midagi täiesti hullu. Psühhedeelikumide puhul on nüüd teistpidi. Ta avab sul mingisugused asjad seal ajus, mis laiendab sinu maailmavaadet. Ja ta on, kui sa seda ikkagi teed nagu enese tervendamiseks, siis ta on hästi suur abiline selles. Alar Tamming veel ütles, ma ei mäleta, mis aine kohta, aga ta ütles, et need on nagu pigem ajuvitamiinid. Jah, just. Et isegi selle kanepi kohta oli seal, neid raamatuid on ju väga palju, just selle Alar Tammingu, see Davidi kirjastuse kaudu on ju välja antud väga palju ma olen kõik need läbi lugenud, sest mina olen teinud, eks ju, neid psühhedeelikume, ma ei ole narkootikume, ei ole puutunud, ei tee ka mitte kunagi, ei ole plaanis ka, eks ju. Et mul oli vaja ennem endale selgeks teha, millega tegu on. Ma ei saanud nagu, sest ma olin väga-väga sellises arvamuses, et see on nagu kõik on paha, eks ju. Kuna mul on endal lapsepõlve kogemus ka selline, eks ju, isaga, siis ma olin väga vastane. Aga siis, kui ma lugesin neid raamatuid, vaatasin ka igasuguseid videosid, inimeste lugusid kuulasin ja just seal raamatus olid just toodud ära need erinevad need psühhedeelikumid ja narkootikumid, seal oli kõik lahti seletatud, need molekulid ja mida need molekulid sinu ajuga teevad, siis seal oli kanepi kohta oli, et seal on üks retseptor meie ajus ja see kanepi molekul istub just nagu õigesse kohta sinna retseptorisse. Et see oleks nagu loodud selleks, eks ju. Kanep on muidugi veel selline asi, et mina nagu, ma seda väga nagu ei soovitaks, eriti lastele, kes on alles, see aju kujuneb välja, see on natukene teistsugune, eks ju. Et ta ei ole päris see, mida nagu iga päev võiks teha, aga see võib ka tekitada sõltuvust. No ma just pidin jõudma sinna, et kuskil isegi rääkis, et sellest võib nagu alguse saada see... Siis, kui sul on soodumus küll, aga see võib saada ka nagu igasugusest alkoholist samamoodi alguse, eks ju. Kui sa ikkagi oled seal, jood nii palju, et sa satud deliiriumisse, et sa ei tea nagu enam üldse öödega mütsi, mis siin toimub, et siis, ja kui sul on veel soodumus ka sellele skisofreeniale, siis seal ei ole vahet. Sul võib ükskõik millest see tulla, eks ju. Et lihtsalt tasub teada nagu oma tausta ja millega sa riskid. Ilmselgelt sa võiksid endale selgeks teha nagu enne, millega sa lähed nagu tegelema. Et inimesed võiksid teadlikud olla, mis nad teevad. Või loogiline, mingi muu asjaga ikka natukenegi viid ennast kurssi. Jah. No ma arvan, et skisofreenia puhul või üldse selliste bipolaarse häire puhul ja kõik see on, need öeldakse, et need on ju pärilikud haigused, on ju, et nad kanduvad ikkagi seal mööda neid suguvõsaliine, eks ju. Kurat, ma selle pärilikkusega olen ka oma mõtetes natuke siuke kahe vahel, et kas see on nagu pärilikkus kui pärilikkus või on tegemist ka päriliku uskumusega? Seal ei ole kindlasti uskumus, seal on nende üldse kõik sellised rasked haigused, kõik need asjad päriselt, millest me siin oleme rääkinud, suur alkoholism ja kõik see ei ole uskumus. Seal on toimunud mingisugune sündmus suguvõsas mingil ajal, millega ei ole nõustutud. See on mingi väga raske asi olnud ja keegi ei ole toime tulnud oma leinaga ja on hakanud ennast uputama siis alkoholi näiteks. Aga siis, olles nüüd konstellatsioonis käid, siis konstellatsiooniga põhimõtteliselt oleks võimalik seal midagi teha. Jah, konstellatsioon toob muidugi esile selle algpõhjuseks ju. Päris tihti need siis nagu lahustuvad ära ka, kui sa nagu... Kui sa oled valmis. Ja nagu... Ja sa saad nagu aru või sa, et kust see tulnud on mingi asi. Just. No jaa, seal on alati ju inimese enda valik, eks ju, sa võid ju saada asjadest teada, et asi oli nii, aga kui sa ei ole valmis sellest lojaalsusest lahti laskma, eks ju, siis on nii, eks ju. Aga näiteks rääkides ayahuascast, siis see on päästnud väga paljusid narkomane,
ja alkoholismi samamoodi, et on alkohoolikuid, kes on läinud retriidile ja peale seda nad enam ei tee narkootikume ega ei joo alkoholi. Sest ma räägin, et ta ikkagi avardab su aju nii palju. Ta nagu, seda on nagu jube raske on nagu seletada seda sõnadega, eks ju. Et seda nagu edasi anda, mis ta nagu teeb, aga see on kurb jah, et see on tehtud nii, et kõik nagu pannakse ühte patta. Päriselt nad on väga mina ei ütle, et kõik peavad seda tegema. Kohe kindlasti mitte. See ei ole nii, et minge nüüd kohe kõik jookske, eks ju, tehke ka. Kindlasti mitte. Ma arvan sama, et ja on nii palju on ikkagi siin neid inimesi, et kes kui ta käiks ära, et siis ta nagu ikkagi ei teadvusta, mis sellega toimus nagu. Et see ka kindlasti. Et kui sa sinna lähed ja siis sa pead nagu olema hästi valmis ka selleks. Et sul on mingi asi, millest sa tahad terveneda näiteks, siis sa lähed tõesti teedki tööd sellega, eks. Et ega on ka sellised, kes teevad psühhedeelikume lihtsalt, et olla nagu näha siis neid värve seal, eks ju, ja mis seal mingid mustrid tulevad, on ju. Et ei lasegi nagu väga sügavale minna, sellepärast, et seal tekib ikkagi see hirm ka, on ju. Inimesed ei taha väga sügavale minna, on ju. Siis seal on võimalus ka seal lennata, eks. Aga see on teistmoodi jällegi. Kui nüüd see, mis me ennem rääkisime sellest heroiinist, eks ju. Et nad on ikkagi hästi erinevad ained. Hästi erinevad. Et siis need, kes osade jaoks see võib olla, et nad ikkagi nagu ei ole valmis ise endasse vaatama. Jah, kindlasti. Nagu ikka. Jah, eks ükskõik millega spirituaalsusega samamoodi. Ma ei taha vaadata oma kehasse, siis ma lähen sinna pilve peale, eks ju, ma olen hästi spirituaalne, nüüd ma olen pühak, nüüd ma hakkan juba nagu pühakuks saama, eks ju, ma olen valgustunud, inimesena sa ei valgustu siin, tee mida sa tahad, on ju, sa ikkagi pead siin füüsilises maailmas kuidagi ikkagi toimetama, on ju, ja kui sa sinna ikkagi üles täitsa ära lähed, siis seal on ka üks võimalus, skisofreeniline teema võib tekkida, eks ju, et sa nagu enam ei saa aru, mis on reaalsus ja mis ei ole, eks. Ma arvan, et siin maailmas on kõik, tee kõike parasjagu, ära mine hulluks ühegi asjaga, nagu ära satu fanatismi. Ja ma arvan ka see vastutuse võtmisne, mis ka nagu tegelikult päris paljudel puuduvad, et kui sa nagu hakkad nagu rohkem iga oma mõtte, kas igat mõtet vaevalt, et sa nüüd suudad seal nagu üldse seda jälgida, aga ikkagi oma tegude ja mõtete eest vastutust võtma, et siis... Jah, seda kindlasti. Et siis on juba lihtne asju muuta ka. Jah. Väga ei taheta võtta vastutust. See on raske vist. Huvitav. See on ka nagu siuke huvitav, et miks siis? Ja miks ei taha või? Ja. Palju lihtsam on olla ohver ja mitte vastutada. Ja. Palju lihtsam on öelda ja olla see, et ma vajan kaastunnet. Ja. Sa ei pea suureks kasvama ju. Ja alati leidub neid, kes tahavad sind päästa. No see ka veel. Alati ei ole üldse puudust nendest inimestest, kes ei tahaks päästa. Oled nii üksik ja siis tuleb abivägi. Kogu aeg on sul olemas mingi päästja. Üldse pole nagu... Vaata, normaalse mehe või naise leidmisega on tuuga, eks ju. Aga sellise, kes nagu tuleb ja siis hakkab sind nagu päästma, selliseid on palju. Nad on kohe nõus seda tegema. Ja. Nii et jah, miks sa peaksid? Kerge pingutusega siis... Olen ohver. Jah. Ei ole vajagi pingutust, lihtsalt lase kõrvad lanti ja ole. Jah, just. No. Päris, jah. Ega siis need päästjad ju hoolitsevad ka selle eest, et sul oleks toit laual ja et sa ise, siis sa võid lõpuks juba olla voodihaige ka, eks ju, ja siis lusikaga juba söödetakse. No issand juba mugav elu. Nagu lill. Nagu lill, jah. No, et siuke see värk on. No. Et jõudsime siis
seekord siia. Jah. Ei, päris hea. Aga jah, mis seal ikka? Jaa. On selline. Aga aitäh kuulamast. Ja. Aitäh. Ja ikka palun küsimusi. Siis nagu... Arvamusi. Jah, ütlesid, et küsitakse, kuna uued osad tulevad, aga keegi nagu... Nad ei julge vist küsida midagi. Keegi ei tunne nagu huvi, et millest võiks rääkida või? Või meie teemad on nii head juba, et tähtis, et me teeme midagi. Äkki hoopis seda pidi, eks ju. Aga panid tähele, meil kohvimasin ei... Nüüd panin. Eks ju. Kirjutage, kui te tahate järgmine kord kohvimasina häält kuulda, siis... See tuleb meil nagu selle... Kuulub sinna alguse juurde, nagu meil alguses sa panid siin muusika sinna, siis käib kohvimasina kõrin ka juurde. Jah, et täna meil kohvimasin ja siis... Ei olnud külaline. Ei tahaplaanil. Aga selge, väga tore. Järgmise korrani siis. Nii. Tšau.